Tere kallid tennissõbrad! Järjekordne suurturniir, kui nii võib öelda, on lõppenud Miami Open WTA 1000 kategooria ja ATP 1000 Masters on läbi. Mõtlesime, et seekord võtamegi kokku lõppenud nädalate tähtsamad tennisiuudised. Minu nimi on Gunnar Leheste, olen saatejuht ja minu kaassaatejuht Riho Kallus. Tervist! Ja oleme endale stuudiosse palunud Michelle Lehtmetsa. Tere ka minu poolt. No võib vist öelda küll, et teie olete viimastel nädalatel kõige rohkem tennist näinud mehed, sest need kellaajad, mis seal Miamis olid eestlastele ikka üle mõistuse rasked kellaajad. Kahtlemata kohati rasked, aga peab tunnistama, et ka meie Rihoga päris öössel ikkagi ülekanded ei teinud, teades, et Riho on väga suur fänn, kindlasti veel pärast öössel need matšid üle vaatas, mida ta õhtul kommenteeris, aga minul jäid küll öised matšid vahel, aga tõepoolest, et tennis sai ikkagi söögi alla ja söögi peale ja tegime me Rihoga ja ka sinuga siin kordamööda, kommenteerisime nii mehi kui naisi ja nii lõbusalt meil see ligi 2 nädalat läkski. No ma võin öelda, minu tennisepäev hakkas kell 10 õhtul ja kuna vihmapausid tulid vahele, lõppes hommikul 6:30. No mida oli natuke karta, kui ma sinu sinna nii-öelda tanki panin. Riho, mis su ekstreemsem näide oli? Ei olnudki midagi väga ekstreemset selle 2 nädala jooksul. Jah, nagu Michelle ka ütles, siis need ülekanded ikkagi lõppesid suhteliselt mõistlikud ajal. Kõige hiljem äkki 1:30 öösel või? Me päris öiseid matše ei kommenteerinud. Aga igatahes meil on siis Miami Openi võitjad Hubert Hurkacz ja Ashley Barty. Alustame vast meestest seekord, jätame naised natuke hilisemaks. Hubert Hurkacz tegi ikkagi Poola tennise ajalugu, alistades sinu lemmikmängija Jannik Sinneri finaalis tulemusega 7-6, 6-4. Kumb teist seda kommenteeris? Parandan kohe siin, minu lemmikmängija on Roger Federer. No, sinu lemmikmängija sellest uuest generatsioonist. Oleks võinud siis tõusta Miami Openi või kas üldse Mastersi noorimaks võitjaks või? Täpselt nii. Jah. Aga oleksid ei maksa ja eile oli Hurkacz parem. Teisele küsimusele vastates mõlemad kommenteerisime koos, tegime seda mängu. Mis siis nagu silma jäi? Millega Hurkacz noore mehe maha murdis? Hurkacz mängis stabiilsemalt, et ikkagi hakkas väga bravuurikalt Sinner, aga natuke oli ikkagi tunda, et seda kogemust ja värinat ikkagi oli Sinneri mängus rohkem kui Hurkaczil. Ka Hurkaczi võib-olla ainukesed kerged nõrkushetked tulid seal teise seti lõpus, kui ta oli vist peal 4-0 ja 2-5-0 palli oli, et ise pallima hakata ja muna teha, et peale seda see game läks ära, tuli 4-1 ja peale seda oli näha, et Hurkaczil kerge võiduvärin tekkis, aga tema õnneks ikkagi seda saatuslikuks ei saanud. Riho, sinu muljed? Finaalis oli kahtlemata poolakas parem ja võib-olla tõesti Sinnerilt ei olnud kõige parem esitus mängu peale, kogunes päris palju sundimatuid vigu. Küll jah, teises setis väikesed võimalused seal veel tekkisid, oleks võinud see asi seal ärevaks minna, aga Hurkacz suutis ilusti selle mängu ikkagi lukku panna ja igati teenitud võit. Vaatame, keda Hurkacz veel sellel turniiril võitis, siis need mehed on Denis Kudla, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Stefanos Tsitsipas, no sellest mängust võite ka vast pikemalt rääkida. Andrei Rublev ja siis finaalis Sinner. Tsitsipase mängu, Riho, kas see oli samal õhtul, kui olid need naiste poolfinaalid? Jah, Tsitsipase mäng oli ju tegelikult sett ja 2 breigi kaugusel oli Stefanos Tsitsipas 2-0, 40-15 ka teises setis juhtimas. Aga jällegi taaskord oli, mis oli. Hurkacz tuli sellest seisust välja, suutis selle teise seti võita ja ütleme nii, et kõrgema paigutusega mängija ei saanud selle pingega ise hakkama, et tuli seal juba isa väljakule ja läks seal kõvaks sõnavahetuseks nii pukikohtuniku kui oma tiimiga, et
Urkac säilitas rahu ja mängiski lõpuks selle matši ikkagi stabiilsemalt kui Tsitsipas. See oli tal võib-olla jah, selles mõttes, kui seda esimest matši poolt vaadata, võib-olla turniiri üks raskemaid hetki, küll elas ka matšpalli üle siin turniiri jooksul, aga see selleks üleüldse tervikuna see matš võib-olla oli tal üks raskemaid kindlasti. Mis see isa seal väljakul tegi? Ma nägin, kui ta tuli lihtsalt väljaku äärde nõu andma. No ta seal ikka tuli seal nõu andma ja siis Stefanosele see väga ei meeldinud ja seal ikkagi võeti kasutusele ka natuke vängemad väljendid seal vahepeal, nii et ja siis läks seal riiete vahetamiseks ja ajalimiidi ületamiseks ja siis pukikohtunik andis hoiatuse ja siis palus Tsitsipas kutsuda hoopis peakohtuniku veel ja seal natukene, no ühesõnaga tegeleti asjadega, millega poleks pidanud võib-olla tegelema ja siis läks see fookus vähekene mängu pealt ära. Tsitsipas kaotusnumbrid 6-2, 3-6, 4-6. Jah, me eile just arutasime ka, et võib-olla üks 2020 hooajal ka vaata, et võib-olla üks õnnetumaid vendi, kes on ikka väga valusaid kohtumisi kaotanud ja ega see oli üks nendest taaskord Tsitsipasel. No ta ise ütles, et lugesin mingit intervjuud, et ta oli 2 nädalat lihtsalt väga krampis. Kas siis tahtis liiga palju, nägi võimalust, kuna suurt kolmikut ikkagi ei olnud, siis on tiitel up for grab, nagu öeldakse. Ja ma saan aru, et see kramp oli software'is, mitte hardware'is, et see oli kõrvade vaheline kramp vist. Jah, ei oskagi siin midagi lisada, eks kõigil olid siin omad šansud, kui suurt kolmikut ei ole, aga rääkides veel korra sellest Urkacist, et võiks ju arvata, et võitis maailma 37. reket ja see on vist 16 aasta kõige madalama rankinguga mängija, kes võidab Mastersarja turniiri, siis tegelikult jätta välja seda, et seda suurt kolmikut ei ole, ka tabel oli ju ikkagi väga-väga keeruline Urkacil, kui vaadake keda ta ikkagi kõike alistas, seal Tsitsipased ja Rublevid ja et teinekord on turniiri võidule kuidagi nii-öelda maakeeli öelda, joppab on ju, et tabel, aga Urkac oli selle igati ära teeninud ja mängis ikkagi kõik need tipud üle, kes talle seal ette manati. Tõusis siis maailma edetabelis 16. kohale, 21 kohta tõus, kus juures ei olnud suurim tõusja sellel nädalal. Jannik Sinner tõusis 23-ndaks, temal 8 kohta, Sebastian Korda 22 kohta, 65 on tema koht nüüd, siis Kordale lähebki suurima tõusja auhind seal eespool. Ruusovoori on meil maailma 75. reket tänasest päevast ja esi100-sse tõusis veel James Duckworth. Kus kohas tema tõusis seda? Kas peast ei teagi? Jah, meeste tennises on põnevad ajad, et endiselt ju kõvakattega väljakutel valitseb Novak Djokovic ja liivakattega väljakul valitseb Rafael Nadal ja siis on terve punt nii-öelda järgmise generatsiooni mängijaid, kes top 10 päris pikalt juba olnud, ootavad oma aega, aga tagant on tulemas riburadapidi väga teravaid mängumehi, kui me hakkame nüüd nimetama neid nimesid, kes on sellel aastal võitnud ATP turniirid, eks ju, seesama Hubert Urkac on võitnud 2 turniiri, Jannik Sinner, Basilashvili, Aslan Karatšev, aitava, kes siin veel on meil nüüd võitnud sellel hooajal? Kaarin on ühe võitnud. Kaarin on võitnud, jah, et selles mõttes väga palju nii-öelda üllatusmehi, kelle peale võib-olla ei oleks osanud panustada enne hooaja algust, et siin on terve hulk väga-väga häid mängijaid peale tulemas. Ma mõtlen just nende meeste olukord on keeruline nagu Zverev, Tiim, Tsitsipas, mehed, kes on pikalt oma võimalust oodanud. Alex de Minaur võitis siin ühe finaali, kus ta sai loobuka pärast 2-0 eduseisu esimeses setis. Alex de Minaur. Antalyas. Meil paistab siin Goffin. No ütleme jah, 250 turniiridel võib-olla de Minaur ei ole niivõrd suur üllatus, on ikkagi suhteliselt kõrge paigutusega mängija, aga jah, et Diego Schwartzman, Argentina Open. Sellised mängud on ka olnud. Musetti finaali jõudmine, et ka 19-aastane väga lootustandev. Itaaliast tuleb neid nagu seeni peale. Ja nendel on ju Sonego väga hea mängumees veel, Musetti väga hea mängumees, loomulikult Sinner.
lugesin väga huvitavat artiklit, mis rääkis sellest, et miks Jannik Sinner viimastel aastatel sellise tõusu on teinud, et murdekohaks oli üks 2019. aasta sügisel toimunud õhtusöök, kus oli see nüüd Piatti, see endine Šarapova treener. Piatti on väga paljude treener. Nendega koos siis istusid kuskil restoranis, oli see vist ka Itaalias, ja siis tutvustati Šarapova mõtteviisi, et kuidas kõigepealt tuleb teha kõik asjad, mis tööl on vaja teha, ja alles siis õhtul võid korraks rihma lõdvaks lasta. Ja mulle jäi meelde sellest Miami Openist Jannik Sinneri kuldsed sõnad selle kohta, kui küsiti ta käest Austraalia tuuri kohta ja ATP tiitli kohta, et mis siis kõige meeldejäävamad hetked on, ja ta tõi välja hoopis treeningud Rafael Nadaliga. Et mitte turniiri võitjad, mis kogemused, et näha, kuidas maailma tipud treenivad ja harjutavad ja nendega koos seda teha, et see oli väga inspireeriv. Noormees on ise öelnud ka, et iga hommiku, kui üles ärkab, tahaks päeva lõpuks midagi uut õppida, et see on kõige olulisem ja kõige tähtsam, et ka kindlasti kahtlemata väga küps mängumees 19-aastase kohta ja mina ennustan talle küll suurt tulevikku. Jah, peaks ainult tervis vastu. Aga kuidas teile tundus, oli see turniir ikkagi päris terviklik, sest meil ei olnud seal top 4 vist tervenisti ja eemale, kes tõi seal põhjuseks tervise, kes seal muud asjad, aga ühine nimetaja on ikkagi see, et tahtsid ennast valmis panna liivahooajaks, mitte võib-olla riskida siin kõva väljakul vigastada saamisega ja olla pere lähedal, sest koroona ajal ei saa ju lähedasi tuurile kaasa võtta, ja kuigi Andreescu näitel nägime, et Andreeskul oli seal terve suguvõsa ju tribüünil. No mina pean küll seda ikkagi täisväärtuslikuks, et ei mäleta 3 aasta pärast keegi seda, et see nii-öelda pooliku koosseisuga oli, et Turkatsit seda tiitlit keegi kunagi ära ei võta ja ükskõik, kui see tallegi viimaseks jääb, saab ta oma lastelastele seda 50 aasta pärast näidata ja ei tea seda keegi, et ei olnud selle Nadali, Federeri ja Djokovic'i ega tiimi, et ma usun küll, et selles suhtes. Aga kindlasti selle põhjuseks, miks ka tipud, sa nagu mainisid, et kõik siin liivahooajaks valmistuvad, ma natuke suve selles suhtes vaidleks vastu, et ma usun, et Roger Federer midagi siin liivahooajaks väga ei valmistu, et ta seal erilisi mingeid eesmärke kindlasti endale ei sea, kas ta üldse seal palju ta neid turniire kaasa teeb, raske öelda. Aga kindlasti see edetabeli süsteem, mis on see koroona on nii sassi löönud, et põhimõtteliselt, et sa mängid või ei mängi, et sa kõigud seal ikka Roger Federer on ikkagi top, mis ta on nüüd 7 või 8, et kuskil seal top 10 rahulikult ja ei kukuda sealt kuhugi ja põhimõtteliselt. No nüüd hakkab see natukene muutuma, et võib-olla on see pisut ikkagi inspireerivam, et neid punkte, aga samas jälle ma usun, et Novak Djokovic on maailma esinumber, temal on loomulikult need punktid tähtsad, aga ma usun, et Nadalile ja Federer saab kindlasti aru, et top nii-öelda ühte ATP-s enam püüda on, oleme ausad, võimatu. Et tema jaoks see, et kas ta on seal nüüd 6 või 10 võib-olla, mõni asi, eks. Ja raha pärast nad ammu seda seal taga ei aja nii-öelda seda ja Masters-sarja tiitleid on ka Nadalil ja Djokovicil ja Federeril 3 peale 10 ja 10, et usun, et ikkagi fookus on pigem selles, et mõlemad kõik on juba suhteliselt heakad tennisistid, et ikkagi, et Nadalil kõige suurem fookus, et liivahooajaks võimalikult värske olla ja kui ta peab isegi seal võib-olla Madridist või Roomast loobuma, siis Prantsusmaa lahtiste pärast, siis ta seda rahulikult teeb. Ja Federeril mõistagi on kõige suurem fookus Wimbledonis. Ja mis seal ikka, et eks ta suuresti kõikide nende asjade koosmõjul see natuke lahjemaks see Miami Open jäi. Edetabeli süsteem peaks olema praegu vist selline, et ära hakkavad punktid kukkuma 15. märts 2019.
ehk siis 24 kuud, no nüüd on just see moment, millest sa rääkisid, et see on tegelikult see põhjus muidugi. Aga vabandage, kui mu küsimus liiga võhiklik on, aga kas kunagi ei olnud sellist süsteemi, et mingid turniirid olid lausa kohustuslikud ATP tippudele osalemiseks? Need on kogu aeg kohustuslikud olnud, need on siiamaani kohustuslikud. Mis see karistus on siis? Aga kuidas sa Federerile ütled, kui ta jätab turniiri vahele ja ütleb, et ta tunneb vasakus põlves kerget torget ja ma jätan selle turniiri vahele või mul ei ole füüsiliselt taastanud, et see on selline reegel tegelikult, mida suht mõttetu reegel tegelikult. On keegi kunagi üldse saanud karistada sellest, ma ei usu? Ma ei ole küll kuulnud. Ma ei oska öelda, et oleks, aga tegelikult seal on ju, me teame, et seal on ju madalamatel turniiridel ka tippudel stardirahad ja ära jagatud, kes kus turniiridel osalevad, et asjad, millest nagu avalikult ei räägita. Mis ei tohigi vist avalikult. Ja mis ei tohigi, jah. Aga vahepeal ju ka Federer ise tegi suure comebacki, vigastuspausilt naases Dohas esimeses matšis, mis oli tal juba 8-finaal, alistas Daniel Evansi üsna raskes matšis, viimane sett 7-5 ja ka Nikolos Basilashvili vastu 7-5 ainult teistpidi. Sa oled, Riho, ise Basilashvilit alles hiljuti lähedalt näinud. Mängis ta selles Eesti-Gruusia? Ta mängis Ivanoviga, jah, seal Davis Cupil. Vaatasid talle otsa, et no see mees paneb küll varsti Federerile ära? No jah, ei osanud küll seda arvata, seal oli tegelikult esimeses setis Ivanovil ka päris head võimalused, et mäletan, kas 7-5 või see set vist lõppes või 6-4, aga napilt esimese seti võitis, teises setis küll vajutas natuke juurde. Aga rääkides Federerist, siis minu jaoks natuke kummaline otsus, sest et tegelikult ta mängis päris korralikku tennist, arvestades ta pole tükk aega võistelnud ja Daniel Evans on ju väga valus vastane ja Basilashvili hilisem turniiri võitja, et minu jaoks natukene kummaline oli see uuesti nii-öelda treeningutele tagasipöördumise otsus. Ei ole lihtne ilma võistlusmängudeta ka neid Grand Slame võita, et ma ei tea, kas või ma just ise mõtlesin, et kust see otsus või millest see mõte tekkis, et kas siis väidetavalt tervisega mingit probleemi ei olnud, kõik oli okei. Ma korra, Riho, parandan või tähendab täiestan siin, et ma tean, et sa oled seda ammu juba mõelnud, et aga kui me räägime tennisistidest, et vajavad võistlusmänge, meil on väga palju tipptennisistide kogemusi läbi aastate, siis meil ei ole ühegi tipptennisisti kogemust, kes on 39 aastane, et ära seda unusta. Et ta on kohe 40 ja seda me ei tea, mis... Aga vaatamata sellele, ega tal lihtne ei ole seda comebacki niimoodi teha, et ta tuleb Wimbledoni ja mängib, et mingid võistlusmänge ta peab saama, et fakt on see ja see on ju eriti karm proov muidugi vaadates ka taaskord jälle neid nii-öelda mängijaid, kes peale tulevad ja rääkides Grand Slamidest, kaks täiesti erinevat nii-öelda turniiri ja ülesannet, kui sa pead ikka 2 nädalat mängima 5 parem matše, Küll ta alles mängib soojendusturniiri, ole rahulik. Jah. Halle oli vist et kus ta ennast kirja on pannud, see on juunis, selle turniiri nimi Noventi Open, et kui ei teaks, mis turniiriga tegelikult tegu on, siis vast ei tulekski selle peale. Aga ütles siis sellise lause, et miks ta nüüd pikema pausi jälle võttis, et ei taha osaleda kuskil nurgatagustel turniiridel ja teises kolmandas ringis tappa saada. Et tema soovib ikkagi võita kõige suuremaid tiitleid ja alistada kõige paremaid vastaseid. No jah, aga... Miami't juba nurgataguseks. Jah, just oli Miami ATP Masters 1000 turniir, et palun tule ja mängi. Liiga nurgatagune tema jaoks. Liiga nurgatagune, jah. Aga igatahes oleme nüüd rääkinud 19 minutit meestest. Tegelikult toimus ka naiste turniir. Põnevaid matše. Kahjuks finaal kujunes selliseks, et Ashley Barty oli 6-3, 4-0 Bianca Andreescu vastu ees, kui hakkasid siis asjad tegelikult juba varem juhtuma, et Andreescu seal libastus ja siis ta lonkas ja siis olid pisarad silmis ja kahjuks siis valu oli nii suur, et pidi andma loobuka. Michelle, sina seda matši kommenteerisid Delfi TV-s ja Inspiras.
sa kasutasid alguses üldsegi, et äkki põlvega mingi häda? No väga déjà vu tunne oli 2019 VTA finaalturniiril, tal Zennis vist oli see finaalturniir, ju see põlv tagurpidi läks, millest ta nuttes väljakult ära tuli ja see oli ju sisuliselt üle aasta oli ta tenniseväljakult eemal. Ja mul esimene, kui ma nägin seda, kuidas ta seal kukkus ja seda näoilmet, siis mul oli küll selline tunne, et see asi on täpselt sama, aga õnneks ikkagi, õnneks tundus, et hüppeliigesega, mis oli tal ikkagi kinni teibitud, seal see natuke viga sai, aga usun, et see ei ole selline vigastus, mis nüüd jälle kuudeks tenniseväljakult eemale peletab, aga selline nojah, mis sellest finaalist rääkida, tegelikult Bianca Andreescu on selline mängija, et ta võib meeldida või mitte meeldida, eks ta natuke on selle Angelika Kerberi lauses, mida ta ütles, kas oli see Miami turniiril või kuskil 2018, ma võin eksida, ütles peale matši Andreeskule, et kuidas ta nüüd täpselt ütles, et ühesõnaga suurem näitleja või mida eales, keda ma näinud olen, on ju, et natuke on selles Gerberi lauses ka tõde, aga selline, kui vaadata, mis tiitlid on Bianca Andreescu võtnud ja milliseid mängi on mänginud, siis ta tegelikult, kui naiste tennisest niimoodi pikas perspektiivis rääkida, siis minu tunne on küll selline, et kui Bianca Andreescu tõepoolest enda jalad ja kõik tervise korda saab, et pakun küll välja, et see võib, sellest naisest võib tulla Serena Williamsi mantlipärija. Vot siuke avaldus. Et ta on ju nii noor, ta on 3 tiitlit võitnud, ta on nii vähe mänginud, kogu aeg on ta vigane olnud, ta on võitnud 3 15 kuud oli vist teemal. US Openi võitnud, siis on võitnud ja 3 tiitlit ja kõik 2 Mastersit ja US Openi, et selles suhtes, et vägev naine ja kindlasti kui keha koos püsib, siis usun, et neid Grand Slamme ja Masterseid tuleb veel ja veel. No viimane uudis oli see, et ta eile siis ise Instagramis andis teada, et vigastus ei ole väga tõsine, aga peab loobuma Billie Jean King Cupi playoffist, see oli siis 16-17 aprill äkki Serbias ja loodab varsti tagasi olla. Õnneks. Ei oska kommenteerida need loobumised nii-öelda. Nagu finaalis sa ei saa ju teeselda, no ja. Kes seda finaali poolil ette? Ma mõtlen just jah, et kurb, et see Fed Cup on jälle see, kus tuleb loobuda, aga nii on paljudel mängijatel paraku. Aga Ashley Bartist üldisemalt rääkides tema turniirist, mida me kostame, et võidud esimeses ringis või tema jaoks teises ringis selline slovakitar nagu Kristina Kučova, seal oli matšpalliga taga korraks isegi, siis seejärel Jelena Ostapenkos sai jagu 2 setis, siis oli 2 3-setilist tahingut Viktoria Azarenka ja Arina Sabalenkaga ja Elina Svitolinas sai jagu kiirelt 6-3, 6-3, seda kommenteerisin ise. Mõned väga suured võidud ikkagi. 3 top 10 võitu järjest. Jah, et ega oleme ausad, ega Ashley Barti päris põhjus, et ta ka maailma esinumber ei ole 69 nädalat siis juba olnud, et ikkagi suhteliselt stabiilne ja naiste tennise jaoks sellis suhtes, et väga paljudel ikkagi ebamugav vastan, et mängib natuke ebatraditsioonilist tennist naiste suhtes, et väga palju lõikab oma tagant kätt ja mida väga paljud naised on ikkagi hädas nende rütmi muutustega ja võttis selle, mille Osaka nii-öelda ripakile jättis, et sealt turniirilt Osaka oskas kaotada ja Barti kasutas enda võimaluse ära ja kindlustas sellega oma edetabeli kohta. No mulle meeldib Barti puhul see, et tal on kogu aeg 3-4 sammu ette mõeldud nagu males ja kõik need sammud tulevad tal suurepäraselt välja ka, et serv, võrku, siis on juba teada, mis sealt edasi tuleb. Jah, kõik elemendid on head, võib-olla natuke jätab see tagantkäe
tagant ka kaetud löök tal soovida, aga see mängutarkus ja rütmi vahetus ja kõik see on muidugi ekstra klass. Aga mis siis ikkagi Osakaga juhtus? See oli siis veerandfinaal Maria Sakkari vastu 0-6, 4-6. Pean tunnistama, et olen näinud ainult tipphetki. Seal muidugi Sakkari tegi kõik sellisel tasemel, nagu ta oskab, aga Osakalt oli seal natukene liiga palju imelikke vigu. Ma pean tunnistama, et ma ei näinud isegi tipphetki, et mul oli siin väike paaripäevane minipuhkus, et lülitasin ennast tennisest välja, jah. Aga Sakkari näitas muidugi sellega, et ikkagi, et ta oli väga heas vormis, et ka ju Bianca Andreescu vastu ei olnud sugugi kaugel, et oleks Sakkari sinna finaali jõudnud. On mul õigus? Jah, aga see näitab võib-olla ikkagi natuke seda naiste tennise kohta, et Ashley Barty Austraalia Openil äkki kaotas Muhovale või ise? Oli Muhova vist? Veerandfinaalis. Okei, ma võin praegu ka eksida, aga mida ma tahtsin öelda, no peale Austraalia oli Muhova vist, jah. Peale Austraalia lahtisi ka ju Mats Villander ennustas ja kõik ennustasid, et nüüd Osaka tuleb ja hakkab valitsema seda naiste tennist ja juba kipub nii olema. Aga jälle me näeme, et tegelikult on päris palju mängijaid, kes tulevad ja võivad üllatada neid nii-öelda valitsejad ja neid maha võtta, et naiste tennises juhtub seda pidevalt. Lugesin intervjuud Bartiga nüüd pärast seda turniirivõitu, kus siis ta ise kurtis, et ta on väga palju lugenud kriitikat selle kohta, et ta on nii kaua püsinud esireketi kohal, kuigi oli ju 11 kuud seal väljas koroona ajal, otsustas Euroopasse mitte punkte noolima tulla, vaid rahulikult kodus harjutada. Kas see Miami Openi on tal üldse esimene turniir peale seda pikka pausi kodust eemal, kus juures Miamis reisis veel üldse kuskil 45 tundi, sest seal mitmed lennud jäid ära, et selle pinnalt tulla teha selliseid esitusi on ka loomulikult muljetavaldav. Aga pean tunnistama, mulle endale pole seda kriitikat väga silma jäänud, võib-olla ta siis loeb mingeid Facebooki, Instagrami kommentaare. Kuidas teile tundub, kas see kriitika on siis õigustatud, et kui sa ikkagi nii pikka pausi teed ja sellisel ajal, et kas see esireketi koht oleks võinud rohkem kõikuda? Eks on suuresti see sama, millest me rääkisime, oleme meeste puhul rääkinud ja mida Zverev siin esile tõi, et ütles, et ta on ju kõige suurem Roger Federeri fänn üldse, aga vabandage väljenduse eest, mees ei ole 14 kuud väljakul olnud, ma olen jõudnud Grand Slami finaali, võitnud Masterseid ja mida iganes ja ma olen tast ikka tagapool, et selles suhtes meeldib või mitte, eks ta suuresti täpselt sama olukord on nagu meestel. Jah, praeguses olukorras on see natuke keeruline hinnata. Ma mäletan, mul tulevad meelde kohe see aeg, kui Jelena Jankovic oli maailma esireket ja siis oli seda kriitikat päris palju. Tema ei ole võitnud ju kordagi Grand Slami ja siis räägiti sellest palju, et kuidas selline mängija saab maailma esireket olla, kui ta ei ole suurtel turniiridel karikat pea kohale suutnud tõsta. Wozniacki oli ju samamoodi, aga lõpuks ikkagi Wozniacki lõpuks suutis jah, ja oli ka pikalt maailma esireket, et naiste tennises on seda kriitikat varemgi olnud. Aga Ashley Barty siis tänase päeva seisuga on kokku olnud 70 nädalat maailma esireket. Järgmisel nädalal möödub ta just nimetatud Wozniackist ja tõuseb 9. kohale. Siis jääb veel 27 nädalat minna ja kätte saadakse ka Lindsay Davenport. Kõigepealt, kas see 27 nädalat tuleb veel juurde või oskame öelda, et kindlasti tuleb? Jumal seda teab, naiste tennis on nii ettearvamatu kui naised ise, nii et seda ei oska kunagi, mina vähemalt ei julge seda kinnitada ega ümber lükata, vaevalt Rihogi siin midagi kangemat sorti mürki julgeb selle peale võtta. No sünniaastat tuleb vaadata ikkagi, ta on ikkagi suhteliselt noor mängija, et pole aega mängida küll veel kindlasti. Aga ega Simona Halep ka väga kaugel maas ei ole, praegult Bartist 6 nädalat kõigest, temal siis 64 ja Azarenkal on 51. No sealt vast enam suuremat tõusu ei tule. Aga vaatame, kes veel ettepoole jäävad. 7. koht Justine Henin 117, siis on veel Monika Seles, Martina Hingis on 5, Chris Evert 4, Serena
Williams 3., Martina Navratilova 2. ja Steffi Graf 1. Riho, sa enne saadet lugesid siin kohe üle, et keda Kaia on nendest võitnud? Ja ma vaatasin, et siin nimekirjas on päris mitu nime, keda Kaia võitnud on. No, Viktoria Azarenka, Simona Halep, Karoliina Wozniacki, Justine Henin. Peaks olema need nimed. Aga see selleks, jah. Kas Devenportiga ka Kaia mängis või oli Devenport juba lõpetanud? Ei, ma arvan, et on ka Devenportiga mänginud. Vaatame ka võib-olla selle järgi siis siin. Aga võtame järgmise teema. Me saime vast Miamiga ühele poole või on teil mõni tipphetk, millest peaks veel kindlasti rääkima? Ei, praegu ei meenu küll, jah. Mingeid skandaale ei anda? Noh, eks esireketi langemine, Danil Medvedevi langemine, aga mäletame ju, et ta oli ikka väga-väga piiri peal, et oleks sealt turniirilt palju varem välja kukkunud nende väga suurte krampidega. Mängis siis selle Alex Papirini vastu. Vist oli, jah, Papirini vastu oli see matš. Et ime, et ta üldse sellest välja sellest olukorrast tuli ja suutis edasi mängida, aga lõppkokkuvõttes ei saanud ikkagi seda saatuslikuks. Pigem ikkagi lihtsalt hispaanlane mängis ta üle ja nii oli. Et eks see natukene näitab ka seda, et ei saa siin nii-öelda lugeda veel kuidagi Danil Medvedevit nii-öelda valitsevaks suurde kolmikusse sisseastujaks, et siin on veel minna, siin arenguteed on veel. Aga tegelikult ju ka meie tüdrukud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit mängisid, nendest ei ole ka väga palju rääkinud siin saates. Võtame kiirelt need tulemused ka ette, et esimeses ringis Kanepi alistas Lauren Davise võrdlemisi kindlalt ikkagi 6-3, 7-5, aga teises ringis tuli kaotus Jelena Rõbakina vastu 4-6, 0-6. Michelle, sina kommenteerisid või andsid kellelgi teisele? Mina kommenteerisin jah, et mis siin ikka kommenteerida, et oli vist lagunemine. 4-4 pealt vist esimeses või oli 4-3 lausa. 4-3 oli 4-2, kas ta 4-2 lausa ees jäänud? 4-2 lausa ees, et täielik lagunemine jah, et selliseid asju juhtub naiste tennises, ei ole Kaia esimene ega kindlasti viimane, kes niimoodi kaotab, et sedakord sedapsi, aga jaa, mulje jättis tegelikult ikkagi suures plaanis jättis mulle ikkagi Anett Kontaveit, et küll kaotas Elisa Mertensile siin ka väga kummalise mängu, aga Elisa Mertens on hea ja on ebamugav vastane ka Anettile selles suhtes, et vaata, et üks VTA top 3 parima kaitsemängija kindlasti ja vajadusel ka ise väga muudab oma rütmi ja võib ise kohe sealt ründama hakata ja väga ülimalt täpne mängija, et on Anettile ebamugav ja Anett ühe seti suutis ikkagi Mertensi vastu võita ja lausa muna teha, et minule jättis Anett küll väga korraliku mulje, et mingiks paanikaks küll põhjust ei ole. Jaa, mina olen täiesti nõus sinuga, et loodame ikka tõusu Anetilt. Aga mõlemad siis otsustasid Miamisse mitte minna ja valmistuda liivahooajaks Euroopas. Võime vist üsna kindlalt öelda, et Anett alustab Stuttgardist, nagu tal tavaks on saanud. Nii ta ütles ise, jah. Ja Kaia kohta küsisin Indrek Tustitilt eile, ütles, et nemad pole veel 100% otsustanud, mis edasi teha, aga nii palju kui kuulda on olnud, siis igased need Roomad ja Madridid ja French Openid ja asjad on tal ikkagi plaanis. Tokyo on veel küsimärk üldse, kas Tokyo olümpia see aasta toimub või mitte. Aga kui me juba seda French Openit mainisime, siis väga kurvad uudised on jälle sealt Prantsusmaa poolt, et Prantsusmaa on jälle lukku pandud, lukuvõti ära murtud, kuidas see laul oli. Igatahes ja on siis päris mai keskpaigani kardetavasti lukus, aga mai keskpaigas või seal mai lõpus just peakski hakkama French Open ja siis lausa spordiministri tasemel on juba seal arutelud, et kas seda saaks jälle kuhugi edasi lükata.
jah, aga see aasta on see edasilükkamine märgatavalt raskem, kui ta eelmine aasta oli, et ülejäänud turniirid on ju kõik kavas ja kalender on täis tikitud, et ka Wimbledon on oma kavas ja USA lahtised, et noh, kindlasti hea tahtmise korral leiab selle augu, aga keeruline ta on ja väga muidugi kahju, kui ta ära jääb, kuigi eelmine aasta oli ka ju kogu aeg see jutt, et mis seal sügises ilm on seal Pariisis, aga oligi kohutav. No tegelikult ei olnud kohutav, turniir oli iseenesest ju ikkagi mängiti väga korralikult lõpuni ja kohati oli kohutav, aga ei midagi hullu, et ma mäletan, et on kindlasti tennist ja ATP ja WTA turniir on palju külmemates oludes mängitud. Ma ei mäleta nüüd, mis turniir see USA-s ükskord oli, kui me Margus Ubaga veel kommenteerisime, kas see võiski kuskil Charltonis olla, aga igal juhul seal oli +4 hakati mängima ja mängu lõpuks oli see vist +3 peale langenud ja mängiti ka tennist liiva peal, et need ei ole hullu midagi, aga mõistagi oleks muidugi parem, kui ta ikkagi oleks seal, kus ta koht on ehk mai lõpus, aga ei tea mina ja ei tea keegi veel praegu, kas see toimub või ei toimu, et loodame. No suhteliselt kummaline selles mõttes, et kõik on juba ju selle mulliga ja ilma publikuta harjunud, et mis seal Frenchil teistmoodi, et noh, riigid on kinni ja ongi kinni, aga no aga kui riiki ei lasta sisse inimesi, siis on nagu väga raske ilma mängijatega peeta seda turniiri. No, Austraalia ka ei lasknud, aga tegi mängijatele ikkagi erandi. Just, ma seda mõtlengi, et no jaa, aga Austraalia kohta on muidugi seda kriitikat pärast tagantjärgi ka nii palju olnud, et siin väga paljud on öeldud, et seda mulli nad 2 korda nii-öelda üle ei ela, et kui peaks see Prantsusmaal samamoodi olema, et topitakse siin seal kevadises Pariisis 8 nädalaks hotellituppa ja sa ei tohi sealt ninagi välja pista, siis ikka väga paljud mängijad on öelnud, et seda nad enam üle ei elaks. ei tea, kui Eiffel torni vaade on hotellitoast, võib-olla pole nii hull. Aga kas vaktsineerimine võiks olla lahendus? Vaktsineerime mängijad ära, laseme treenima, omavahel suhtlema. Riho teab mis mured? Riho kaasa on arst ja Riho räägib sellest täpsemalt. Ei no, on ju õhus jutud, et kohe on Euroopas vaktsineerimispass ka varsti olemas, nii et ma usun, et see võib siin lähima poole aasta teema olla, et miks mitte? Oota, aga see kollane, mis sul kodus on närtsus, see ei ole vaktsineerimispass? See vist ei ole. Aga kuulsamatest mängijatest on näiteks Simona Halep juba vaktsineeritud, tehti suur meediaüritus Rumeenias. Samas on öelnud, et Andrei Rubljov, et tema lihtsalt ei näe sellel mõtet. Kas ei no, kes ei näe mõtet, see ei osale, väga lihtne. Svitolina ütles, et ma ei usalda seda vaktsiini. The Guardiani artikkel on see, kes veel on öelnud, et ATP ja WTA on teinud ühise pressiteate, et nad julgustavad mängijaid vaktsineerima. Djokovic ei usu üldse vaktsiinidesse. Ega üldse koroonasse. Üldse koroonasse. Et ühesõnaga tennise rahvas on ka nagu lõhestunud, nagu kogu muu rahvas. Nagu kogu muu rahvas, ega miks nad teistmoodi, kõik inimesed. Jah, ma ei oskagi midagi siin rohkem lisada, et võiks ikkagi kogu maailma rahva ära vaktsineerida ja saaks eluga edasi minna. Iseasi, kaua see vaktsiin püsib, aga palju te olete kursis sellise mehe tegemistega nagu Benoit Paire ja tema tankimised, nagu vist inglise keeles öeldakse. Eesti keeles on see lihtsalt mängu äraandmine. Mis me rohkem ikka kursis oleme, kui YouTube'ist neid aeg-ajalt vaatad, et kui midagi tuju natuke paha on, siis paned sinna Benoit Paire sisse ja hakkad vaatama, et tegelikult selline, ma ei oska öelda, mulle ta meeldib isiklikult, aga väga kummalised käitumised ja kunagi ei tea, mis sealt tuleb ja eks tal on mõned korrad ka õigus olnud. Riho, mäletad seda turniiri, mida me kommenteerisime siin? Ma ei mäleta ise täpselt jälle, neid on nii palju olnud, kui ta nii-öelda tuli ka kuskilt koroonast ja oli vist esimese ringi matš tal ja oleks võinud see vabalt panna järgmisele päevale. Ameerika lahtistelt tuli. Ja. Äkki see oli Rooma? No mida iganes ja siis pandi ta kohe nii-öelda liivaväljakul mängima, nii et ta ei olnud sisuliselt välja magandki ennast ja no igati õigustatud, tegelikult oli seal pahane, aga see, mida ta muidugi korraldas, ega see ilus ei ole. Vist oli kõige hullem stsenaarium oli
Buenos Aireses tal, kus ta sattus siis mingi piiripealse palliga sõnelusse ja siis sülitas selle märgi peale. Sealt sai muidugi hoiatuse ja kuidas see täpsemalt edasi läks. Suur vaidlus oli, ma loen, code violation, asjad värgid ja lõpuks siis viimased punktid tegigi meelega topeltvigu, et pani lausa tribüünidele palle ja mida iganes, et no, ma ei tea, see minu arust nagu ei peaks nagu tennise etiketiga kokku käima. Noh, ei käi jah, aga ma natuke nõustun sinuga, et need nii-öelda tennise pahad poisid lisavad vürtsi ja võib-olla peaks eraldi klubi üldse tegema, nüüd kuidagi eraldi nimetama eraldi turniiri. Ma paneks, ütleme... Kirgas publik. Ja ma paneks sinna ka võib-olla meie lõunanaabri Kulbise. Ja, muidu kindlasti. Ja publiki kindlasti kirjas. Isegi võib-olla Fonini võiks sinna panna. Jaalpäeval Fonini. Jaalpäeval Fonini, et võiks olla mingi eraldi klubi, kes nagu nii-öelda hoiavad seda teravust üleval. Ja eraldi see mängijate ühendus. Ja. Just. Ja president on siis John McEnroe. Ja John McEnroe on president, sobiks väga hästi. Djokovic sobib ka sinna klubisse. Ja Djokovic sobiks ka sinna täitsa, jah. Ja reeglid on ka vabad. Ja. Neid on alati huvitav jälgida. Ja natuke nad ikkagi lisavad vürtsi. Ja seekord ma mäletan ju publik ütles ka peale mängu, ütles ju Sinnerile, et you are not a human, you are 15 years old and you play so good. Lööb matšpallil alt serve ja väga huvitavad ühed. Aga huvitavatest turniiridest rääkides siis küsiti Andrea Kassilt mingis telesaates, jäängi nüüd võlgu, mis riigi telesaade oli või kus täpsemalt eetris oli. Küsiti, et kes siis hetkel suurest kolmikust sinu arvates on kõige parem, et võime siin tiitleid kokku lugeda, aga ikkagi need on saavutatud erinevatel katetel. Üks on selge muruväljaku spetsialist, teine on selge kõvaväljaku spetsialist, kolmas on kuningas liival. Et kuidas siis saada teada, kes on kõige parem? Ja siis Agassi ütles, et see on tegelikult väga lihtne, et korraldame turniiri, kus nad omavahel 100 korda omavahel mängivad. Ja turniir toimub erinevatel katetel ja siis, kui see turniir läbi on, siis küsige uuesti ja ma vastan teile. Mis te arvate sellest mõttekäigust? No ilmselgelt Agassi seda tõsiselt ei mõelnud. Eks ta väikse sellise naljaga öeldud on. Jah, kõik on õige, et kes täpselt nii nagu maitse asi, et kes on kõige aegade parim. Me võime praegu igasuguseid numbreid öelda ja võib-olla Riho Suur Rogeri fännina leiab sealt ridadest ja statistikast, et Roger on läbi aegade parim, mina Rahva fännina, et Rahva, sina Djokovic'i fännina. Ma ei ole Djokovic fänn. No, mida iganes, et väga keeruline öelda ja, et muidugi turniiri neile ei korraldata ja kui korraldataks, siis see oleks kindlasti Rogeri suhtes väga ebaaus, sest Roger on juba nii vana, et ilmselgelt Rafael Nadaliga liiva peal või Djokoviciga siin 5 seti kõvakattega väljakul joost enam ei taha, et kõik nad on kõvad mehed ja kes neist parim on läbi aegade. Las nad olla kõik 3. Jääbki vaidlus küsimuseks. Ei jää, absoluutselt ei jää. Läbi aegade parimad on Nadal ja Federer, vaadake numbreid. Väga lihtne. No, praegu on need numbrid veel sellised. Ja praegu nii ongi ja ei olegi midagi rääkida. Jah, see on Grand Slam, aga no see on ka number 1, see on kõige olulisem. Me võime vaadata seal palju sa maailma esireket oled olnud, palju muid turniire võita, aga tennises on, Grand Slam on number 1, et vaieldamatult. Djokovic ütleb selle peale, et vaadake, palju ma olen Federeriga mänginud, vaadake, palju on Sott ja vaadake, palju ma olen Nadaliga mänginud, palju on Sott. Ja noh. Muidugi. Ja siis Nick Kyrgios ütleb, et ma olen 2 korda võitnud Djokovic, et ma olen tast parem. Djokovic mind pole kordagi võitnud. Täpselt nii. Nii et noh. Aga me ei saa ikkagi veel väistada, et nad kõik jäävad 20 peale. No siis ongi tublid, viik, hästi panid. No nii on, ega Grand Slam on tennises ikkagi vaieldamatult kõige tähtsam ja kõige olulisem, et seal ei olegi midagi öelda. Ja kui Nadal võidab nüüd ühe Grand Slami, siis läbi aegade parim. Mina ütleks küll. Ega midagi väga lihtne. Aga võtame siia saate lõppu ühe jututeema veel ajendatult viimasest tennisežurnaalist, nagu Jaak Ullmann veel tenniseajakirja tabavalt nimetas. Seal oli juttu Haapsalu tennisest, et tegelikult Haapsalu tennis ei ole ainult Kaia Kanepi, vaid seal tennise elu keeb edasi ka peale Kaia sealt nii-öelda
nii-öelda lendu minemist, aga pakkus siis artikli päris viimases lõigus Vello Kuhi tegi sellise ettepaneku, et Kaia Kanepile võiks Haapsallu püstitada ausamba. Positasin selle ka ise Delfi Sporti ja ütleme nii, et sai päris elavat vastukaja selle kommentaariumis. Mis teie arvate? Kas Kaia Kanepi esimese Eesti tennisistina võiks saada oma ausamba, mitte lihtsalt väljaku või pingi? Ja veel elusast peast? Ei no kahtlemata selle Viljandi saaga taustal praegu kindlasti väga kuum teema ja tasub selle peale väga mõelda. Aga ausambaks loomulikult mina paneksin Kaiale Tallinna kesklinna ka ausamba kindlasti, et ei ole üldse küsimus, et võib-olla kui mul tuli sellega seoses mõte, et selline väike koht nagu Haapsalu või mina ise olen Saaremaalt pärit ja saarlane, siis ma olen alati mõelnud seda, et sellised väiksed kohad võiksid kasutada ära enda reklaamimisel neid enda nägusid, et jälle tore oleks, kui see Ott Tänak reklaamib Saaremaid ja Kaia Kanepi reklaamib Haapsalut, et kuidagi see oleks võib-olla reaalne väärtus sellele väiksele kohale veel olulisem. Nii kaua, kui nad maailmas pildis on, aga küll Kaiale jõuab seda ausammast veel püstitada ja Kaia mängib täna, peaks tegema kõik selleks, et aitame teda nii palju kui võimalik, et ta püsiks nii kaua, kui vähegi saab veel tuuri peal. See oleks number 1. Ja siis valame pronksi. Ja siis valame pronksi ära, jah. Olen Riaga 100% nõus. Arvad, et sellest ei teki mingit suuremat arutelu tegelikult? Ma ei tea, ma nii tõsiselt seda praegu ei võtaks ja ma ei tea, mulle meeldiks see idee väga. Ma arvan, et see võiks olla... Aga hakka vedama seda asja. Jah, mul ei ole raha. Raha taha ei jää asi kindlasti. Riho aitab mind rahaga. Ma annan ka oma kopika kindlasti, jaa. Mina ka. Teades, kui milline saaga on olnud selle taga, et Kaia Kanepi lähedastele ei sobi need pildid, mis avaldatakse ajalehtedes, siis kindlasti väga raske saab olema, et millises kas siis mängusituatsioonis või mitte mängusituatsioonis me Kaiat kujutaks. Mina kujutan küll, et see võib olla mingi võiduhetk, ühes käes on reeket, teises käes on rusikas püsti või mõlemad käed taeva poole oleme ka seda näinud, on ju. Ja ma saan alati sellest ka ajakirjanikest aru ja fotograafidest. Ega see ükstaskõik, keda sa pildistad, kui sa pildistad inimest võistlusoos pingutuse hetkel, sealt ilusat pilti saada ongi võib-olla näoilme ongi selline, nagu ta on, et ma isegi mäletan, kui ma kunagi Kaiat natuke aitasin, tegime spetsiaalselt siis fotosessiooni, pani oma lemmikriided selga ja tegi treeningut ja pildistasin väga ilusad pildid ja tore, eks, ja kui sa 3 tundi oled väljakul seal olnud ja on mingi raske moment, siis see pilt ongi nii, nagu ta on, et ega ei saa pahaks panna ka ju pildistajale. Hetke emotsioon on ju see, mille sa sealt kätte saad, aga Okei, mis meil ees on ootamas? Kus meil Delfi TV-s vast enne tennist ei näe, kui meie enda piigad seal ei võistle või siiski poolfinaale, finaale näeb hoolimata sellest? Kuidas oled sa kursis, Michel? Põhimõte peaks olema niimoodi Delfi TV-l ja Inspiral, nagu ma olen aru saanud, et premeerklassi turniirid ehk siis 500 turniiridel näidatakse ainult finaale. Premeermandatoorid ehk vanad premeermandatoorid ehk siis praegu VTA 1000 sarja turniiridel näidatakse poolfinaali ja finaale. Kõikidel nendel turniiridel, ka väiksematel turniiridel näidatakse, kui peaks mängima Anett või Kanepi, näidatakse kõiki nende mänge. Ja nii lihtne see ongi. Tõsi, üks premeerklassi turniir siin üle-eelmine nädal lõppes, sealt finaali ei näidatud, aga kõige lihtsam ja kõige kindlam on ikkagi ja lugege Delfi TV uudiseid ja seal. Ma parandan sind, Delfi TV-l oma uudiseid ei ole. Delfi Sport. Delfi Spordi uudiseid ja seal on kindlasti kõige operatiivsem see info, mis, kus ja millal. Aga ma vaatan, et VTA läheb täna edasi Kolumbias, Bogotas, Charlestonis loomulikult, kus on väga esinduslik seltskond ju kohal. Mehed mängivad Kaljaris, Ragnar Klavani tagahoovis ja mängivad ka Marbellias, jah. Ja nendest meeste ülekannetest muidugi
meie Rihoga jälle tööle läheme ja Marbella ja Cagliari olete kohal? jah, mõlemad, aga no loomulikult meeste tennis ootab põnevat turniiri ilma publikuta Monte Carlo turniiri, kus kõik top 10 mängijad peale Federeri ja vaat ei tea Berrettini kohta, ülejäänud on kõik kohal. Millal see hakkab? See hakkab siis järgmisel nädalal. 14, jah. See järgmine nädal tuleb üldse raju. See on raju, nii et Djokovicid, Nadalid on kõik kohal. Jah, ei, ülejärgmine nädalavahetus on Horvaatia ralli, et ärge sinna ühtegi turniiri pange. Teeme nii. Olgu, aitäh teile tulemast ja aitäh kuulamast järgmiste saadeteni. See oli numbriga 52. Tuletan meelde, et meile saab ka küsimusi saata, kui kellelgi mingi küsimus hingel pakitseb tennis@delfi.ee ja kuulata saab meid SoundCloudist, Apple Podcastist, Google Podcastist, iTunes, Spotify, kõik need rakendused, mis olemas on. Aitäh ja kuulmiseni! Aitäh!